Tere, lugupeetud president, head kohalolijad. Mul on suur au täna seda preemiat vastu võtta ja rõõm veidi oma teadustöö tagamaid avada. Aga enne kui ma tegelikult teadustööni jõuan, ma tahaksin väga tänada oma pikaajalist juhendajat, nüüdseks väga head ja lähedast kolleegi Rita Hõrakut, ilma kelleta ma poleks kindlasti täna siin. Suure tõenäosusega poleks ma seotud selle uurimustööga, võib-olla üldse teadusega. Ma olen väga tänulik pideva innustuse, toetuse, igakülgse abi eest ja mul on tegelikult kahju, et ta täna siin ei saanud olla. Mikrobioloogina uurin mina mikroorganisme, minu puhul siis täpsemalt baktereid ja neid nakatavaid viiruseid ehk bakteriofaage. Faagid avastati juba 20. sajandi alguses, aga pikalt olid nad tagaplaanil ja alles viimasel ajal on üldsuse tähelepanu pälvinud ja teadlaste huviorbiiti sattunud. Minu töö keskendub bakterite ja faagide omavahelise võitluse uurimisele. Ma uurin keskkonnabakterit Pseudomonas butida. See on selline bakter, mis on pigem kasulik kui kahjulik mikroob, sest ta hõivab elukohti taimede lähedal, hoides seega patogeene taimedest eemal. Teine uurimisobjekt või tegelikult uurimisobjektide komplekt on meil Eesti keskkonnast eraldatud bakteriofaagid, kes seda uuritavat bakterit nakatada suudavad. Me oleme kolleegide ja tudengitega juba mitmeid kümneid erinevaid bakteriofaage eraldanud ja arvatavasti see arv üha suureneb sellepärast, et bakteriofaagide mitmekesisus on väga-väga suur. Täpsemalt huvitab mind selles võitluses bakterite ja faagide vahel tasakaal, ehk siis kuidas bakterid elutegevust mõjutavad faagid bakterid enda kasuks tööle panevad, kuidas bakterid sellest üle saavad, kuidas nad ennast kaitsevad ja kuidas siis uuesti faagid muutuvad, et nendest kaitsesüsteemidest üle saada või mööda hiilida. Ja siis kuidas jälle bakterid muutuvad, et ikka ellu jääda. Bakterite ja faagide vahel toimubki pidevalt selline võidurelvastumine ja peab paika selline punase kuninganna hüpotees, mis tegelikult pärineb siis Lewis Carrolli Alice'i raamatust, kus Ärtu emand ütleb Alice'ile, et meil siin tuleb pidevalt täiel jõul joosta, et ainult paigal püsida. Samamoodi siis evolutsioonis ka lihtsalt liigina ellu jäämiseks peab pidevalt muutuma ja evolutsioneeruma. Ja nii väikeste organismide puhul, nagu on faagid ja bakterid, on tegelikult seda väga lihtne jälgida, kuna muutused toimuvad kiiresti ja avalduvad selgemini kui paljurakssetel organismidel. Ja täpsem faagide ja bakterite suhete mõistmine annab meile aimu, kuidas ka väga väikesed muutused tegelikult võivad olla väga olulised ja muuta väga palju sellises mikromõõtmelises kisk- ja saakloom suhtes. Ja kõikide nende väikeste asjade avastamine on omaette seiklus, omaette uurimus ja nagu ikka mõistatuste lahendamine päris põnev. Ja loomulikult kõik need avastused, ükski avastus ei tule lihtsalt ja ühtegi tööd ei saa tegelikult teha üksinda ja siis nüüd lõpuks ma tahaksingi tänada kõiki oma kolleege ja tudengeid Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudist Tartust, kellega koos me püüamegi baktereid ja nende viiruste vahelisi suhteid paremini mõista ja sellest kõigest aru saada. Aitäh teile!